vene koolis eesti keele õpetaja olla on kindlasti väga väljakutsuv, hästi arendav mulle endale inimesena. Võib-olla kui ei ole varem kokku puutunud nii palju venekeelsete noorte ja lastega, et siis võiks arvata, et äkki nad on kuidagi teistmoodi nendest lastest, kelle kodune keel on eesti keel, aga tegelikult laias laastus ei ole. Et laps on laps, noor on noor ja see, mis keelt ta kodus räägib, et see ei muuda teda inimesena kuidagi teistsuguseks. Jah, on kultuurilisi erinevusi, aga kui see keel kõrvale panna, siis tegelikult ma ei näe, et nad kuidagi teistmoodi oleksid. Aga on niisugune levinud jutt, et nad on palju temperamentsemad kui eesti lapsed? Ma Eesti koolis ei ole õpetanud, aga ma olen kokku puutunud suvelaagrites, lastelaagrites, malevas Eesti noorte ja lastega ja ka täpselt selles vanuses lastega, keda ma siin vene koolis õpetan. Ma ei näe, et nad oleksid kuidagi temperamentsemad. Mõni eesti laps on temperamentsem kui teine vene laps ja vastupidi. Mida ma neis näen, nad on hästi siirad ja ausad. See, et kui ma ka igast asjast ei saa aru, mida mulle vahetunnis näiteks teise klassi õpiline räägib, siis ma saan aru, et ta on aus ja siiras ja nad hoiavad mind. Teie tundi vaadates see mulje, et teie põhimõte on, et hea sõna mõjub kõige paremini. Ja see on kindlasti mu uskumus ja põhimõte ja ma ei saa öelda 100%, et ma iga päev suudan selles uskumuses tegutseda. Sest kui õpetan kui inimene ja mõni päev kui on 7 tund, on väsinud nii see õpilane kui õpetaja. Aga ma annan endast kõik, et minu tunnis oleks hea sõna ja kannatlikkus see, mis kannab. Ja tegelikult, kui ma olen kuulnud ka arvamusi, et vene lapsele mõjub ainult karm sõna ja et õpetatud peab kartma, et mõni õpilane on ka vahel öelnud, et me oleme tase siis, kui peab olema hästi konkreetne meiega. Ja ma tihti ei oska, kui see ei ole mu loomuses ja ma näen, et päeva lõpuks on hea sõna mõjub paremini kui see hääle tõstmine, mida ka mina olen proovinud, aga see ei ole päris see. Hästi mõjuvad ka aktiivõppe töövõtted. Ja mina hästi kartsin alguses aktiivõpet ja nii baaristöid, grupitöid kui kuidagi õpilased, et nad õpetaksid üksteist. Ma väga kartsin neid alguses ja ma nägin, et ka ei olda võib-olla nii harjutud sellega ja võib-olla asi ka keelebarjääris. Ja minu eelmisel aastal esimesed tunnid, kus ma grupitöid ja baaristöid tegin, see oli kaos. Võib-olla mina ka ei osanud seda väga juhendada, aga nüüd nad tahavad, nad on rohkem motiveeritud, kui nad saavad üksteisega rääkida, üksteiselt küsida küsimusi eesti keeles. Et ma proovin neid üha rohkem kasutada ja ma ei karda neid enam. Et kõik on harjutamise asi ja kõik on järjepidevuses kinni tegelikult. Kui ma käisin ühes Lasnamäe vene koolis, siis 10. klassis juba tüdrukud rääkisid, et Liid ja Koidula luuletused on nii ilusad. Ja. Et nii väikstel lastel vist veel lemmikkirjanikesi nii ei ole. Nad vahel ka ei oska vastata, et mis üleüldse nende lemmikkirjanik on, rääkimata siis eesti kirjanikest, aga natukene me ikka tutvume erinevate luuletajatega näiteks algklassides eriti, et täna just siin paar õpilast lugesid ette Wimbergi ridu ja et see on täitsa olemas õpikutes ja aeg-ajalt me ikka vaatame ka eesti kirjanikke. Need õpikud, mis minul on, minu õpilastel, et need on tegelikult minu enda didaktiku koostatud, kellega ma aeg-ajalt kohtun ja kes on ise ka Noored Kooli programmis osalenud, nii et siin on palju ka sellel põhimõttel loodud seda materjali, mis Noored Koolis on oluline. Mis ta nimi on? Pillepipar, et hästi eluline ja selline, näiteks 4. klassi oma Pillepipar õpik. Et ta võib küll kohati tunduda raske, aga natuke raske peabki olema, et kuhugi edasi jõuda. Pillepipar on muidugi ekspert, sest ta õpetab ju ka
keelekümbluskoolis, õppematerjalid. Olete rahul nendega? No ütleme nii, et ma olen väga rahul esimene, teise klassi omadega, sest et ma ju alustasin eelmine aasta 2 esimese klassiga ja ma sain täpselt ise kuidagi algusest peale jälgida nende arengut. Et natuke raskem on võib-olla vanemates klassides, kui ma ei ole kursis, mida nad enne on teinud ja kuidas õppinud kahjuks. Aga et neid materjale ei ole nii palju, kui võiks eesti keel teise keelena ja keelekümblus, et see on kindlasti selline valdkond, mis vajab väga, väga juurde inimesi. Eriti kui me tahame viia kõik vene koolid eesti keelele, siis just see aktiivõppe meetodid on väga vaja. Kas teil on mentor ka? Mul on Noored koolist mentor. Mis ta nimi on? Anu Parts. Ma olen temaga väga rahul, ta on mu usaldusisik, ütleme nii, et ma saan rääkida temaga nii sellest õppetööst, erinevatest meetoditest, mida kasutada, aga ka lihtsalt mina kui õpetaja, mina kui Liis inimene, et mentor esimestel aastatel on nii väga vajalik ja võib-olla isegi on parem, kui see on keegi väljaspoolt kooli, kes suudab kuidagi värske pilguga kõike vaadata. Kas teil on ka siin Haabersti koolis õpetajate hulgas mentoreid või sõpru? Mul on üks kolleeg, kes on Noored koolis ka mu lennukaaslane Monika, kes on olnud see tugi kõige suurem siin. Ja on tekkinud ka õpetajaid, kolleege, kellega on nüüd juba lihtsam suhelda. Pärast seda, kui me Monikaga alustasime ühte õpiringi õpetajatele eesti keeles, siis ta on justkui keelekohviku meetodil, aga me sinna paneme ka oma mingisuguseid meetodeid sisse, mis me oleme mujalt saanud. Ja seda me oleme siiani teinud kord nädalas. Et seal mõned õpetajad käivad jutustamas eesti keeles ja sealt on tekkinud mingi suurem side. Et kui varasemalt mõni õpetaja võis tunduda, et võib-olla ta ei tahagi minuga nii väga suhelda, et ma võib-olla kartsin natukene ise ka suhelda samal korrusel võib-olla ka, siis pärast seal seda õpiringi on ma näen, et see oli võib-olla mõlemapoolne kartus, et tegelikult on hästi ja saab rääkida kui vahetunnis eesti keeles. See on hästi äge, et kui õpilased märkavad seda, siis nad alguses vaatavad, et miks meie näiteks vene keele õpetaja räägib nüüd järsku eesti keeles, et see kuidagi tegelikult kandub natuke üle sinna, et mingi huvi võib-olla tekib rohkem. Et kas tõesti ka tema räägib eesti keelt ja oskab. Eesti keele õppimise vastu ei ole nagu keegi lastest. Ma ei ole seda ka märganud, muidugi on päevi, kus õpilane on väsinud ja ei jõua ja endalgi on selliseid päevi, aga sellist suurt vastumeelsust, et keegi kategooriliselt ütleb, et ma ei õpi eesti keelt, ma ei taha, seda ei ole. Et muidugi on küsimus, et kas iga õpilane saab aru, et miks see on vajalik, see on teine teema, aga keegi ei väljenda vastumeelsust küll. Et ma olen näinud igas oma õpilases, ma julgen väita, kas või ühe korra seda, et ta tegelikult tahab, et see ei ole igapäevane küll, aga ma olen nagu ära näinud selle peaaegu igas ühes. Kas te õpetajate koosolekutel ka käite siin? Käin õpetajate koosolekutel, peab käima ja käin ka. Kuidas need tunduvad? Need on suures osas vene keeles ja ka koolitused, mis minu jaoks on keeruline, sest et ma küll jah, nüüd teisel aastal olles siin selles teises kultuuriruumis ja teises keelekeskkonnas, ma mõistan veidi paremini, aga kogu info ei jõu mulle kahjuks kohale. Aga nüüd ma pean ütlema, et sellel aastal on hakatud ka vahel ütlema eestikeelseid lauseid ja ka meilid ja info, mis tuleb nüüd sellel aastal on
sealt leiab ka nüüd natuke rohkem eesti keelt, mis on väga tore, et vaikselt hakkame minema ka sinna, et info võiks olla rohkem eesti keeles. aga kus kohas te Noored Kooli sattusite, mis tööd te enne tegite? Enne ma olin graafiline disainer. Töötasin 3 aastat sellel alal ja enne seda ma elasin üldse Taanis 7 aastat. Ja Noored Kooli lihtsalt oli minu kuidagi tutvusringkonnas teemaks tulnud ja ma tegelikult, ma arvan, julgelt mingi 5 aastat mõtlesin selle peale, et ma kartsin, et ma ei kvalifitseeru, aga ma ei olnud justkui süvenenud ja tegelikult tähtsam on see, milline sa inimesena oled ja mis su uskumused ja hoiakud on, kui see, et mis sul täpselt seal, mis teadmised sul näiteks eesti keelest on, ainest. Et jah. Syv år i Danmark. Ja. Taler du dansk også? Lidt, ja. Taler lidt dansk. Besøgte du også dansk skolen? Nej, danske skolen? Nej, det gør jeg ikke. Ja. Mida teile on andnud töö Vene koolis? Noh, kas see on just töö Vene koolis, aga üleüldse õpetajana, et see on nagu meeletu eneseareng, eriti kui sul on hea tugisüsteem taga, ehk siis minu puhul Noored Kooli. Et see, kui pädev ma nüüd olen eneseanalüüsis ja oma tundide analüüsimises, et see on kindlasti väga suur oluline areng olnud, aga Vene koolis konkreetselt ma mõistan paremini seda vene kogukonda, mis meil on Tallinnas. Mingil määral mõistan mitte, et ma alati kõikide arvamuste seisukohtadega nõustuksin, vaid ma mõistan, mis on nende vajadused, mis on nende see positiivne kavatsus iga asja taga, et seda on ka Noored Koolist ju palju mulle nagu kaasa tulnud see üks lause, et iga käitumise ja iga väljaütlemise taga on positiivne kavatsus, et siis on meie ülesanne aru saada, et mis see on, et seda nii klassiruumis õpilase puhul kui mingite suuremate probleemide, ma ei tea, ühiskonnas, kogukonnas, nende puhul. Et ma seda hästi proovin harjutada ja seda teha. Aga jah, mingi mõistmine. Et tegelikult mul ei olnud aimugi, milline on see vene kultuuriruum Tallinnas või Eestis. Ja nüüd ma olen siin sees igapäevaselt. Et esimesel aastal siin olles tundus, et ma lähen iga päev justkui reisile. Et just see keeleruum ümber, et kui ei ole sellega harjunud, et siis see võttis aega harjumiseks, aga tänu sellele minu vene keel on paremaks läinud. Võib-olla paari sõnaga selle, ma ei tea, kui see eestikeelsele õppele üleminek. Ja, kuidas see paistab teile? Et ma tunnetan hästi tugevalt, et see tekitab palju mure ja segadust. Just võib-olla rohkem õpetajate ja koolijuhtide seas. See, mis kajab meedias ja see, mis võib-olla igapäevaselt on tunda. Et mure on üleval ja segadus on üleval. Täna me saame aru, et see tuleb, et see üleminek tuleb. Ja küsimus on lihtsalt selles, et mida mina saan teha, et see oleks mulle lihtsam, et see oleks õpilasele lihtsam, et kuidagi hakata nüüd vaatama sinna poole, et kuidas seda mure leevendada ja kuidas, mis me teha saame, mis mina päriselt teha saan, et liiga kauaks muretsema ei tohi jääda. Kas teil on hea meel, et ei ole selles protsessis eestikeelsele õppele üleminekus pealtvaataja? Jah, võib öelda, võib nii vist küll öelda. Minu jaoks nagu muret tekitab see, et siin koolis mul on tunne, et nii mitmegi õpilase jaoks ma olen üks väheseid eestlasi, kellega tal kontakt üldse on. Et ma olen kuidagi see mitte ainult keele, aga selle kultuuriruumi kandja ka. Ja kuidas pakkuda neile noortele ja lastele rohkem seda, et neil tekiks see kontakt. Mitte ainult, et minu eesti keele õpetaja on eestlane, vaid et loodetavasti tuleb nüüd rohkem ka eesti keelt hästi kõnelevaid õpetajaid koolidesse. Peab tulema mingiks hetkeks. Aga et kuidas me muul ajal saame neid kaasata siia,
kuidas me jah, lõimime neid, mis nagu need võimalused on, sest võimalusi tegelikult on hästi palju, aga kas see info, kuidas see info nendeni jõuab ja lapsevanemateni. Et näiteks kas või õpilasmalev, et asi suvel, mis liidab hästi palju eesti keelt kõnelevaid noori ja minul endalgi on enda malevajast head sõbrad ja tuttavad malevarühmast. Et kas te olete maleva komandör? Jaa, et ma olen alates 2015 tegin esimest korda ise rühmajuhina rühma ja teen ka nüüd tuleval suvel. Ja mul on 6. klassis ka paar õpilast, kes on mult eraldi küsinud, sest et meil oli õpikus teema õpilasmalev ja neid see kuidagi kõnetas ja mulle tundus, kui nad said selle info, et jah, see saab natuke taskuraha, aga siis nad nagu mõtlesid, aga see, et seal on eesti keelt kõnelevad noored, siis mulle tundus, et see lõi neil mingisuguse tulukese põlema ja nad küsisid veel järgmisel nädalal ja seda ei ole enne juhtunud, et mõni teema nii kõnetab, et ka järgmisel nädalal õpilane sellest räägib. Nii et ma loodan, et ka sellised malevad või laagrid on ju tegelikult need kohad, mis saaksid aidata kaasa kõvasti. Et mitte ainult huviharidus. Ja ma tean, et see üks poiss, kes tahaks nüüd suvel malevasse minna, tahab saada näiteks piloodiks 6. klassis. Ta on teadlik, et selleks on, et kui Eestis tahab saada piloodiks, ta peab koolis õppima eesti keeles, et tal on kuidagi hästi sihtsilme ees ja ma elan kaasa talle. Kas te saate võtta oma õpilasi sinna malevarühma ka? Jah, teoorias ma saaksin võtta need 6. klassi õpilased, kes tahavad, et nende vanus on selline, et nad oleksid linnarühmas, mis tähendab seda, et nad kas või siinsamas Haaberstis mõnda näiteks parki korrastaksid ja siis pärast oma rühmakaaslastega veedaksid aega ja on erinevad tegevused, mängud ja ma arvan, et see tõesti, see tekitaks mingeid väikseid ühendusi, linke noorte vahel. See võib tõesti olla mõnele noorele päris esimene kogemus enda vanuste eestlastega suhtlemisel. Et ma arvan, et seda võimalust ma uurin edasi, aitan kaasa sellele kindlasti. No üks idee on, et tuleks ühte koolimajja panna nii eesti kui vene õpilased, et siis nad näeksid teineteist. Kuidas te selle mõtte peale vaatate? See kindlasti aitaks kaasa sellele, et Eesti noor saab aru, et tema ümber on tegelikult nii palju vene keelt kõnelevaid noori ja vastupidi on ju. Kuidas ta õppetööd mõjutab või neid kooli tulemusi, see on juba teine teema ja ma saan aru, et see on ka üks murekoht. Et kui vene noor peab hakkama eesti keeles õppima samas klassis, kus see eesti õpilane, et kas meil on palju neid, kes jäävad siis maha ja neid, kes hakkavad igavlema tunnis või et see on nagu teine küsimus juba. No üks suund on see, et nad õpivad eraldi klassides, aga samas koolimajas. Jah, kindlasti siin on mingeid ohukohti, aga iga muutus toob endaga kaasa need ohukohad, aga ma arvan, et see oleks väga huvitav vaadata seda kõrvalt ja selle osaga olla. See kindlasti tooks neid noori lapsi üksteisele lähemale. Et see üleminek kahtlemata tuleb keeruline. Mõtlen, et kui kooli lõpetades selle näiteks vene keelt kõneleval noorel on ma ei tea, kas või 2 eestlasest sõpra oma koolist või kust iganes ja kui ta on kui ta tunneb ennast rohkem seotud selle Eesti riigi ja kultuuriga, siis on ju see on ju tähtsam kui see, et mis ta matemaatikaeksami tulemuseks sai. Ma arvan. Matemaatikat saab õppida ju edasi. No just. Pärast kooli ka. Mis teid siin koolis rõõmustab?
mind rõõmustavad kõige rohkem mu õpilased. Võib-olla see kõlab klišeena, aga no nii ta on. Et vahel ma näen kooli, koridori teises otsas õpilane, kes märkab mind ja hüüab Liis, õpetaja Liis ja lehvitab ja tahab, et ma teda märkaks ja et ma ei tähelda, et seda väga palju siin, ma ei näe seda väga palju, et juhtuks koolimaja peal või kui nad ma tunnen, et nad hoiavad mind, nad tihti toovad mulle oma viimase kommi või mul on ka eelmine aasta, kui mul oli esimene klass, siis nad toovad poolikuid kõrsikuid mulle näiteks, et nad tahavad minuga jagada, nad tahavad, et ma oleksin, et ma näen, et tunnen, et nad hoiavad mind ja selles osas see rõõmustab mind väga ja vahel tuleb mõnel vahetunnil võib tulla õpilane minu juurde, kelle tundi üldse võib-olla sellel päeval ei olegi, aga ta tahab lihtsalt natuke jutustada, paar asja tahvlile joonistada ja siis me nagu pursime siin eesti keeles ja see on hästi rõõmustav. Ja mul on ka üks õpilane on teises klassis, kes nii eelmisel kui sellel aastal vahel laulab mul siin laua kõrval eestikeelseid laule, ta käib eestikeelses poistekooris, et selliseid väikeseid asju on ja neid on hästi oluline märgata kõige muu kõrvalt, et see oleks see, mis kannab. Võtavad käest kinni ka vahel. Kallistavad, hästi palju kallistavad, et nad jah, kui nad ei saa sõnaliselt, kui nad ei saa ennast keeles väljendada veel, siis nad näitavad seda muul moel välja, et väiksemad eriti, et nemad tihti tulevad ja kallistavad mind. Aga on ka kõlanud lause, mina armastan oma õpetaja Liis. Et seda ma olen ka paaril korral kuulnud. Aitäh selle sissevaate eest. Soovin teile edu. Aitäh.